ja siis need Norra mägimehed tulid mäest alla, ma sattusin just nagu koju minnes nagu nendega kokku ja nad tulid niimoodi paari kaupa niimoodi vaikides, siuksed hallid, hästi peenikesed, siuksed. Ja kõik tema teised kehaosad olid siis ära segatud selle tänupüha kalkuni jääkidega. Vabandage. Tere, head külmavaristajad ja Kikimaaride sõbrad, mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja kui te olete samamoodi underpaid ja overfucked nagu meie, siis oma elu poolt tähendab siis mitte nagu meeldivas mõttes, siis teadke, et ka meie oleme, aga me loodame, et Kikimaaride maailmas on tore nii meil kui teil vahelduseks selle hulluse eest, mis igal pool paistab praegu toimuvat, ära põgeneda. Vähemalt mina loodan sellest järgnevast 3/4 tunnist umbes seda. No võiks ju selles mõttes, et tavapäraselt see asi niimoodi töötab meil, eks ole. Kusjuures mul oli jube hea idee, kuidas seda saadet alustada täna, sellepärast et aasta saab varsti läbi. Ja natukene on veel aega ja ma vaatasin neid meie subscriberite ja jälgijate numbreid igal pool. Ja ma mõtlesin, et äkki teeks siukse üleskutse, et kõik teie nüüd, kes ei ole TikTokis veel jälgima hakanud meid, aga kasutate seda äppi, minge hakake jälgima, sest et pühakuhus on 10 000 saada kokku aasta lõpuks ja sealt on veel nii sutsakas puudu, et tegelikult see on nagu käega katsuda juba. Siis kõik teie, kes te olete TikTokis meid jälgimas ja ei ole jõudnud YouTube'i, marss sinna, ma näen nagu reaalselt, teid on 8000 puudu saanud. Täpselt. Ühesõnaga, kõik siuksed tehniliselt väga lihtsad liigutused, mis võtavad umbes 2 sekundit aega, teevad meie elu oluliselt lihtsamaks. Ja väga palju paremaks, sellepärast et see on väga raske on tänapäeval sotsiaalmeedias kasvada, nagu paljud teist teavad ja eriti veel, kui teha sellist nišisisu, nagu meie seda teeme. Samas me ju näeme, kui oluline see on inimestele neid lugusid rääkida, inimeste lugusid rääkida, teie endi lugusid rääkida ja pakkuda sellist turvalist kohta, kus teid usutakse ka siis, kui need lood ei ole ehk sellised, mida tänapäeva teadus suudaks seletada. Nii et ja siin saab nalja ka, see on ka põhiline ja mina muidugi tahan ikka ajaloost õpetada ja noh, teate küll ja Heidi tahab mina kombineerin hilisemas ajas ja mulle meeldivad tapalungid, tänapäevased tapalungid. ja palun vaadake, kui kaunis on siin taustal Kikimaaride neoonsildike, mille ma tellisin, et oleks teil põnevam vaadata seda minu tausta. Jõulutuled on ka kohal, kusjuures aitäh kuulajale, kes pakkus tulesid. Ma luban, et ma võtan suga ühendust. Ma tegelikult juba võtsin, aga siis ma veel ei ole jõudnud vastata su kirjale ja ma kardan, et enne kui see saade on eetris, ma ei ole jõudnud selleni, sest mu task list on lihtsalt nii pikk, et päevas ei ole nii palju tunde, et ma jõuaks need kõik asjad ära teha. Aga Tallinnast Tartusse põhimõtteliselt. Jala minnes. Jah, just. Ja, just. Aga ühe asja veel Instagrami ma unustasin ära, et seal saab ka nalja vahepeal lisaks kõigele muule. Et sinna ka hopsad-topsad ja Patreoni peab ka mainima. Naasju lihtsalt kõnnib siin laua peal, vaatab vahepeal kahtlustavalt koera, kes magab diivani peal, kellele täna muide pähe hüppas. Lihtsalt see loomaaed siin on ka päris pöörane. Mul on, ma ei tea, kas mul on paranormaalne lugu, see pole paranormaalne, see on, ma nägin lihtsalt üht väga veidrat unenägu, aga ma ei tea, kas ma jõuan selle kõik ära rääkida. Igal juhul ma nägin unes sellist rassi, see oli teine rass, see polnud inimeste rass. Need olid Norra mägimehed.
oi, palun mulle üks selline unenägu. Miks mina und ei näe? Mul ei olegi und, ma istusin öösel kella 3-ni üleval, vahtisin lage, kust mitte midagi nagu vaadata ei ole ja Aga sina Norra mägimehi. mul on teistpidi olnud, ma olen esmaspäeval ärkasin 4:42, täna teisipäeval ärkasin 3:32 ja ma mõtlesin, et 4:42, siis ma jäin ülesse, siis ma mõtlesin, et mis ma enam magama lähen, kell 6 niikuinii heliseb kell. Aga 3:32 ma kallimale kirjutasin, et vist veits vara on, ma proovin veel magada ja magasin tunnikese paar veel. Aga Norra mägimehi nägin ja nad olid siuke nagu teine rass. Nad töötasid Norra mägedes. Inimesed kohalikud nagu kartsid neid, aga aktsepteerisid neid. Nad tegid seal mingit tööd, mida inimesed ei suutnud teha. Ja vahepeal nad käisid mäest alla ja ma olin neid seal nagu antropoloogina uurimas või midagi sellist ja jagasin maja mingi mutiga, kes ei olnud väga viisakas minu vastu. Ja siis need Norra mägimehed tulid mäest alla, ma sattusin just nagu koju minnes nagu nendega kokku ja nad tulid paari kaupa niimoodi vaikides, siuksed hallid, hästi peenikesed, siuksed pilusuud ja siuke nagu hästi siuke nagu mitte Okei, ma inimesed. võib-olla ei taha näha unes. Ja seal oli hästi palju muid detaile ka, aga kui ma jõudsin koju, siis ma tegin lahti selle ukse, kus ma tavaliselt sisse pääsesin ja avastasin, et see mutt oli sinna pannud ketti mingi koera, kellel oli 3 jalga ja ühte silma polnud ja kutsikas nagu. Ma panin ukse kinni rahulikult ja läksin teise ukse kaudu seda mutti otsima, et mis toimub nagu, mida sa teed. Ja siis see mutt oli umbes nagu, sina tegele sellega. Ja siis ma vaatasin oma jalge ette, seal oli hästi palju kasse ja siis nende kasside alt ilmus Norra mägimees, siis tuli välja, et see on üks neist Norra mägimeestest oli siis nii selle koera kutsika kui siis ka kassid nagu meile toonud, nad ei saanud iseendaga hakkama, I guess. Ja kõige creepy osa selle juures, see on tegelikult õudukas nagu, aga kui ma seda nagu mõtlen, siis see oli creepy. Me ei suutnud nagu rääkida, aga ma sain aru, et ma saan temaga telepaatiliselt nagu suhelda. Ja ma hakkasin temast eemale astuma, sest ta lebas nagu maas, onju. Ja siis ta haaras mul jalgadest kinni ja siis, kui ma astusin tahapoole, siis ta käed venisid kaasa niimoodi lihtsalt nagu ja siis ma ütlesin talle oma peas nagu, et it's not okay, palun lase lahti. Aga seal oli muid asju veel ja siis me päästsime koos selle Norra mägimehega neid loomi. See on nagu selles Siuke mõttes, oli. et kui algas nagu ülihästi, vahepeal nagu ma astusin nagu nendest Norra mägimeestest 4 sammu eemale, siis kui nagu sul ei ole mõtet, nad hoiavad, nad venivad kaasa, vaata. It's fine, te võite mu unenägudesse tulla, nagu see on ikka parem kui lage passida. Ja paistis selles mõttes, et nad olid nagu hästi intelligentsed ja mitte nagu pahatahtlikud. Nii et tervitused Norra mägimeestele. Aga mul tegelikult on tänased lood sellised, et mul on üks hästi pikk creepy lugu. Ja siis mul on üks lühem krimka, mille ma valmistasin tegelikult ette Tartu Lege esinemiseks, mille kohta ma tahan öelda fucking suur aitäh kõigile, kes te seal kohal olite. Aitäh, et te meie karaoket alusite ja meiega koos seda laulsite. Ja oli tõesti täiesti legendaarne õhtu, nagu täiesti legendaarne. See oli väga lahe õhtu oli, jah. Ei vaidle üldse vastu. Norra mägimehe kass jooksis praegu mööda. Ja ülilahe õhtu oli, nii et siis ma alustan selle krimka looga nagu tavaliselt. Kui sul just vahepeal ei ole peale lae vahtimise mingeid õudusi juhtunud? No üks päev oli mingi värk jälle. Ma olen nagu viimasel ajal tähele pannud, kuidas kassid elutoast vaatavad laste tuppa, kui seal kedagi ei ole. Ja nagu üksi silmi passivad sinnapoole. Ja täpselt samal ajal nagu niimoodi, nagu oleks omavahel kokku leppinud, et nüüd vaatame ja siis nüüd lõpetame ära. Ja siis mul tuli meelde see, kuidas väike lapseke kunagi rääkis, et seal toas ta kardab magada, et seal on keegi ja onju. Ühesõnaga, mul on ma ei tea, mida nad passivad seal nagu, aga mul lihtsalt neid jälgides tuli meelde see jutt, see vana jutt, et seal midagi on. Ehk siis mõtlesin korra, et äkki peaks kodus ka uurima, tegema väikese EVP sessioni, aga ma ei ole kindel, kas ma tahan seda teha, sest et ma natuke kardan, mis sealt välja võib tulla. Aga õnneks me oskame ka puhastust teha. Sa võid mõelda, me võime selle teha sinu sünnipäeval
kui sa otsustad seda mitte pidada, siis see tähendabki seda, et me ju peame koos kahekesi. Ei, ma pean küll sünnipäeva. No vot siis. Saatsin kutse ka sulle, võta see palun vastu lõpuks. Kuhu? Facebookis. Igaks juhuks ma ütlen kõigile teistele ka, et Facebookis see on nagu, mul on igal pool 99+ nagu asja. Ma panen chati eraldi sulle selle. Okei, ma nüüd teen vaadata siis. Aga lähme vaatame aastasse 1932. Kui Dorpatis ehk Tartus juhtus siis üks kohutav lugu. Aasta oli 32, nagu ma ütlesin, ja kuu oli juuni, kuupäev oli 8, kui avastati siis Tartus 47-aastase trükkali Juhan Thompsoni surnukeha. Sellest siis kirjutas Revalche Zeitung esiteks, kus ma selle leidsin. Harjutan oma saksa keelt, sest et ikkagi ajaloolane peab minust saama. Ja tegelikult oli see üsna kole lugu, sest et see ei olnud ainus laip, mis leiti. Aga sellised üksikasjad siis juhtumi kohta. Thompson töötas Postimehe trükikojas ja ta ei olnud siis 6. juunist saadik tööle jõudnud. Märkas tema ülemus ja otsustas siis trükikoja juhataja 8. juuni hommikul, et läheb vaatab, mis värk sellega on. Me oleme sellest korduvalt vist rääkinud, aga kui ma veel töötasin kollektiivis, siis ma palusin kõigil, nagu kui ma kell 10 ei ole nagu Teamsi sisse loginud ja endast märku andnud, et siis palun saata keegi mul ukse taha, kui ma telefoniga vastu ei võta. Praegu on meil see diil, et kui ma ei ole teisipäeva õhtul kell 6 või enne seda saatnud sulle meie Zencastri linki, et siis siis palun ilmuda ukse taha. Aga no nüüd muidugi on see, et kui Kallim ei saa hommikul mu une update'i, siis ta peab ilmuma ukse taga. Ma peaks ütlema talle seda. Ta nüüd kuulab seda. Aga okei, lähme edasi. Ühesõnaga läks siis trükikoja juhataja töötaja korterisse, mis asus siis Kivi tänav 44, et aru saada, et mis eemaloleku põhjus võiks siis olla. Ja korteri uks oli lukus, aga ukse kohal oli siis väike aken ja sealt siis paistis tuba. Ja esimeses toas, mis siis sealt aknast paistis, lamas voodil vana naine, kelle nägu oli verine. See muidugi siis kohe tähendas trükikoja juhatajale seda, et tuleb ikkagi politsei kohale kutsuda. Politsei siis tungis sisse. Ja korterisse astudes leiti siis, et see naine, kes seal voodis liikumatult lamas, oli siis Thompsoni 75-aastane ema Liisa. Ja tema pea oli siis haamriga mitu korda purustatud. Ja taparist ise lebas siis toas laual. Ja teises toas leiti siis selle 2 erinevat nimekuju on olnud Johann või Juhan, aga see olenes siis sellest, kas see oli siis saksakeelne ajaleht või eestikeelne. Eestipäraselt siis Juhan Thompsoni laip, tal olid jalas vaid aluspüksid, kõik muud rõivad oli ta kõrvale heitnud ja oli siis ta läbi lõiganud oma käerandmed ja samuti põlveliigesed. Ja ka kõhus oli sügav haav. Kas ma olen kunagi rääkinud, et ma teadsin kunagi ühte inimest, kes pussitas ennast kõhtu või? Ei tule küll meelde praegu. Igal juhul see oli kohutavalt dramaatiline. Ta ei olnud Eestis, ta oli mul mingi netituttav. Ja siis, kui ma lõpuks seda haava nägin, see oli lihtsalt nagu mingi hästi väike, nagu mingi siuke, ma ei tea, millega ta seda tegi, aga igal juhul ta rääkis, kuidas ma pussitasin ennast kõhtu. Siis ta oli mingis psühhoosis veits. Igal juhul niimoodi ei olnud Thompsoniga, tema kõhus oli väga sügav haav. Ja surnukeha lähedal oli siis katkise otsaga kääride paar ja murdunud osa siis arvati olevat Juhani kõhus. Ja eeldatavalt oli siis Thompson oma ema tapnud juba 6. juunil ja seejärel siis sooritanud enesetapu, aga praegu ma hakkan mõtlema, et kui sa teed sellisel viisil enesetapu, esiteks, kust sa alustad, et sa lõikad käesooned, jalasooned ja siis veel kõhtu, see kõik, kui sul on käesooned juba läbi ka lõigatud, et see kõik tundub nagu käed viimaseks raudselt nagu, sest et muidu nagu on väga keeruline on ju, väga eksessiivne ühesõnaga, aga kui see kääride paari murdunud ots oli kõhus, igal juhul. Äkki ta siis jalad, siis pani kõhtu,
siis lõikas käed läbi ja siis pani sinna kõhul olevasse auku need käärid ilusti nagu, et ära ei kaoks. Mulle tundub, et see on hea lugu, kui me tahaksime teha mingit detektiivi mõistatuse mängu. Sellepärast, et ajakirjandus kirjutaski, et ilmselt siis trükiladuja tappis oma ema ja pärast seda lõikas siis ise oma käe ja jalasooned kääridega läbi. Ja tundus veel, et ta oli ka ringi kõndinud edasi-tagasi korteris, sest et vereplekid olid kõikjal. Suitsu oli teinud ja laualt leiti siis 2 kirja. Üks oli siis adresseeritud Thompsoni õdedele ja teine tema naisele, kes oli Elvas puhkusel lastega või 1 lapsega. Ja need olid väga tundelise sisuga kirjad. Hariliku pliiatsiga, kauni käekirjaga. Et ei jätnud nagu kahtlust, et ta oli nagu täie mõistuse juures ja muuhulgas ta tegi siis korralduse, et tema ja ta ema siis maetaks Nõo kalmistule. Ja kõik kirjad olid siis adresseeritud 6. juuni kuupäevaga ja samal päeval siis nägid naabrid teda õues väga lõbusas tujus ringi kõndimas. Ja kirjas ütles ta, et armastas ema, armastas naist, palub andestust, et ta sellise teo tegi. Aga miks sihuke verine kurb mäng üldse nagu, ei tea. Ja kriminaalpolitsei uuris seda asja, aga väga kaugele nad ei jõudnud, et ainuke, mis ma suutsin leida, oli see, et igal juhul rahalisi raskusi tal ei olnud. Ta sai kuus 180 krooni palka. Oli aeg, kui Postimehes maksti suurt palka. Tähendab, ei, seal makstakse praegu paljudel inimestele ka kindlasti suurt palka. Ja see 180 krooni oli suur raha ja ta suutis oma naise ja tütre suveks Elvasse saata, et seal siis tema 29-aastane abikaasa Armilde ja 2-aastane tütar Eeva viibisidki ja sellega see lugu lõppes. Rohkem ma selle kohta nagu ei leidnud. Kui ma peaksin kunagi rohkem leidma, siis teadagi läheb see lugu suuremas mahus või siis selles mahus Patroni märkmetena, aga igal juhul selline see lookene oli, mitte väga pikk, aga see-eest väga salapärane. Salapära jagus. Minul on täna mõrvalood. Väga hea, sest et nüüd tuleb ainult kriipindus. Ja selles mõttes, et mul on tekkinud Instagrami üks aken, kuhu mulle tuleb pidevalt mõrvalugusi niimoodi, nii muuseas. Ja siis ma muudkui nüüd võtan sealt järjest ette. Muide, varsti. Ma leidsin sahtli, oot. Sul ei ole, sa ei teadnud, et sul on sahtel laual või? Tuleb välja. What? Ahah. Ingli oraakel, olgu. Sa oled kasutanud seda sahtlit ilmselgelt kunagi, enne kui see sul meelest ära läks. Ja, vaata, mis siin on Postimehest rääkides. Sul ka! Issand, mingi maal on sinna. No näed. Siin on pealkiri Dave Grohl abiellus leopardiga. Väga nunnu. Okei, selge. Vabandust, et ma segasin, ma olin lihtsalt ääretult üllatunud. Ma olin unustanud, et ma olin siia sahtli tekitanud endale. Nojah, meil on sahtli inventuur tehtud põhimõtteliselt. Aga mida ma tahtsin... Tegelikult ma ei ütle mitte midagi selle kohta, ma ei hakka ära spoilima. Lähme loo juurde parem. Lähme Lääne-Saksamaale Würseleni haiglasse ja see on üsna uus lugu. Seal siis töötas üks 44-aastane hooldusõde, kelle nime keegi ei tea. Ja tema tegi seal 2023. aasta detsembrist kuni 2024. aasta maini, kui see mees siis ühistes vahetustes töötas, tegi seal sigadusi. Sõna otseses mõttes. Ja ta tegi kohe ikka selliseid sigadusi, et ta mõisteti lõpuks surma. Ei mõistetud surma. Mõisteti süüdi
10 patsiendi mõrvas ja 27 patsiendi tapmiskatses. Ja ei mõistetud surma? Ei. Okei. Nii. Ja kohtuprotsess siis tõi päevavalgele väga külmavärinaid tekitava mustri. See mees siis kasutas morfiini ja siis teisi tugevaid rahustavaid aineid, nende üledoose, et muuta siis oma patsiendid öösiti vaiksemaks. Nagu aastatöötaja, ma ütleks. Ja prokuröride sõnul tegi ta siis seda enda töö kergendamiseks, mitte patsiendi huvides. Sest et iga selline süst viis siis nende patsientide hingamise ja vereringe järsu languseni. Ja vanemate ja raskelt haigete inimeste puhul piisas nagu väga väiksest doosist selleks, et nagu pöördumatu kahju tekiks. Mehekaitsjad väitsid kohtus, et ei, tema ei soovinud kedagi tappa. See ei olnud plaanis. Tema mõtles lihtsalt, et kuidas inimene kõige paremini terveks saab, ta peab magama. Ja ka 10 inimest, kes surid. Vaidleks vastu sellele? Ilmselt nagu ei oleks väga nõus sellega, tõepoolest. Ka need 27, kes nagu napilt pääsesid sellest surmast, aga pidid ikkagi selle õudusel läbi tegema. Ja kohus siis kirjeldas tema kuritegu kui eriti rasket ja ta jääb elu lõpuni vanglasse. Tuli siis välja, et see mees tegutses väga-väga kalkuleeritud, et tema motivatsiooniks ei olnud kaastunne, vaid oligi lihtsalt mugav teha nii, sest et osa patsiendid nõudsid nagu väga-väga palju tähelepanu ja Kuidas nad hooldust. julgesid? Ma ei tea, haiglas, kujutad ette, seal see õe käest nagu, ma ei tea, üle piiri täiesti igatpidi. Ja siis ta nägi ühesõnaga süstides kohe võimalust enda tööd vähendada ja tema töökaaslased siis märkasid, et surmajuhtumeid esines öistes vahetustes kahtlaselt sageli. Ja alguses seostati seda siis selle osakonna loomuliku suremusega. See on see palliatiivosakond või see. Ja, kus ongi juba surijad. Just. Aga alles siis, kui nende selliste seisundite sagenemine muutus järjepidevaks, märkasid siis arstid ja juhid, et midagi on jumala valesti nagu. Ja haigla sisejuurdlus viis siis väga kiiresti kriminaalmenetluseni ja tehti igasuguseid laboratoorseid analüüse siis nendele, kes lahkusid ja leiti sealt siis kõvasti neid igasuguseid erinevaid kangeid uinuteid. Ja mitte ühegi patsiendi kaart, kus on siis kogu see haiguslugu, ei õigustanud nagu mitte mingit pidi nende ravimite manustamist nendele inimestele. Ja lisaks siis avastasid uurijad, et osa siis ravikulu või ravimikulu ei langenud kokku siis ametlike nende dokumentidega, mis seal haiglas olid. Ehk siis süstlad ja ampullid kadusid ja need ravimid ise ka kadusid. Ühesõnaga, inventuur ei olnud nii lihtne kui sinu sahtliga, aga põhimõtteliselt tegid inventuuri ja said aru, et midagi on jumala tuksis. Ja tähtis hetk oli nüüd alles hiljuti, 5. novembril, täitsa käesoleval aastal, kui siis võeti hunnik tõendeid ette ja kohus mõistis selle õe süüdi kõigis talle esitatud süüdistustes. Nagu ma juba ütlesin, 10 mõrva, 27 mõrvakatset ja rõhutati siis seda, et tal ei olnud nagu tegelikult põhjust teha seda ja tal ei olnud nagu mitte mingisugust empaatiat nende inimeste suhtes. Aga Saksamaa võimud on siis toimetavad veel endiselt ka nende patsientide kallal siis. Ehk siis seal on võetud ette mingisugused vanemad surnukehad, mis siis olid samast osakonnast pärit ja üritavad nagu selgeks teha, et kas see number nagu on selline, nagu see praegu on või tegelikult on see number nagu oluliselt suurem. Ja uurimist on laiendatud ka nii palju, et nad vaatavad nagu kaugemale ehk siis ka mehe varasemaid töökohti
sellepärast, et tema karjäär tervishoius algas juba aastal 2007. Ehk siis sa võid ette kujutada, mis selle jooksul võib olla tegelikult toimunud. Ja Vercelli haiglas võeti siis pärast juhtumit kasutusele väga range kontrollsüsteem. Ravimikappe hakati pidevalt jälgima. Selleks, et mingeid uinuteid kellelegi anda, selleks on vaja mingeid topeltkinnitusi saada inimeste käest seal, kes need bossid on, onju. Personali hakati psühholoogiliselt hindama ja surmajuhtumite puhul tuleb täita siis veelgi detailsem audit kui varem. Aga noh, selles mõttes, et see ei too nagu kedagi tagasi enam. Paraku. Vot. Jah, ja huvitav, et oli üldse nii palju vaja, et sükest, sest et noh, minu teada Eestis vähemalt on ülirangelt reguleeritud see, kes üldse saab kui palju selliseid ravimeid kätte, et nagu need asjad registreeritakse nagu ikka ülitäpselt. Jah, kuigi ma ei tea, kuidas nagu haiglas sees nende asjadega on. Ikka haiglas sees ka, et igaüks ei pääse üldse nii. Aga meie kuulajate hulgas on mitu kõrgetasemelist meditsiinitöötajat, nii et te võite meile kirjutada, vastu vaielda või see saigi valituks sellel põhjusel, et mul tuli üks neist meelde vähemasti ja siis ma mõtlesin, et ma võtan ühe haiglaloo vahelduseks. Nii tore. Üks, kellega sa kohtusid Lege laivil. Jah, seesama. Tema, täpselt tema. Siit on hea üleminek, sellepärast et ta on ka meie Patreon ja te võite nüüd ise arvata, kes ta on, aga ma arvan, et ei arva ära, sest et me ei tee talle erilist vihjat, et hoida inimese anonüümsust. Küll aga mulle meeldib, et paljud teist on haaranud sellest uuest suurepärasest trendist muuta oma nimesid, sest ma juba märkasin, et päris mitu teist on seda teinud, lisaks sellele, et ma ei tea, kas ka see nädal on ära muudetud, aga vähemalt minu kallim on lubanud seda teha iga nädal, vaatame siis, kas ta sel nädalal ka oma lubadust on pidanud. Mis on? Sest et ma pean selle ette lugema nii, nagu see tuleb. Ise me oleme need reeglid endale teinud. Ma ei tea, ma lihtsalt jälgin kõrvalt seda kõike. Ei, selles mõttes ma julgustan ka teisi Patreone seda tegema, sellepärast et algus on tavaliselt sama, aga sealt edasi juba Patreon tuleb suht suvalises järjekorras need nimed. Nii et kunagi ei tea, kellele mis nimi võib sattuda. Aga patreon.com/kikimoorid on siis see koht, millest me räägime, kuhu me paneme oma saate märkmed. Te valisite välja ka meie viimase selle aasta kuulajate välja pakutud, Patreonide välja pakutud teema. Poll oli üleval, teema on lukus, selleks on ajanihked. Ma ei tea, mis ma teen, lihtsalt ma lähen mingit asja otsima ehituspoest vist. Ma teadsin, kui ma selle teema sinna panin, et me teeme oma elu sellega kohutavalt raskeks, aga ma teadsin ka seda, et kõik valivad selle, sest see on ülipõnev. See on ülipõnev. Ja see lihtsalt ongi meile challenge, sest et eks meil ongi praegu aega nii palju üle siin enne kõikide asjadega. Ma kaevandasin ka seda teemat selles mõttes, et tegelikult ei ole nagu väga lootusetu. Ei, lootusetu ei ole, kindlasti mitte. Aga seda ei pruugi Eestist leida, mis on minu jaoks alati natuke kurb, aga ei, beggars can't be choosers. Lisaks saatemärkmetele saate te täismahus saated ehk siis boonusosad ka, mis tulevad pärast lõpumuusikat. Kui sa Spotify's kuulad, siis sa kuuled natuke seda algust. Selgitame seda ka, seda me vist ei ole kunagi nagu välja öelnud puust ja punaseks, et see boonusosa tähendab seda, et saab 2 ekstra lugu. Jah, et mina räägin ekstra loo ja Heidi räägib ekstra loo. Ja lisaks sellele siis Tondijaht on tulnud teile väga tublisti nädal aega varem kui YouTube'is. Nüüd homme on siis selle hooaja viimane osa, mis on üli creepy ja ma ütlen seda teadmata veel kogu materjali selles mõttes, et me ei ole veel monteerima eriti jõudnud hakatagi, aga see, mis me kogesime, oli juba väga creepy. Ja mul tuli külmaväri õppe peale. See oli nii friiki, kui me seal keldris olime. Väga Väga pöörane.
pullim on see, et siis, kui ma natukene jõudsin siin montida, siis ma leidsin sealt juba mingeid asju, mis mul oli täiesti meelest ära läinud ja need olid ka nii kuradi creepy'd. Oh my god. Ja suur aitäh, Greta, et sa meiega tulid ja selle seikluse kaasa tegid ja ma loodan, et teil vaatajatel oli ka huvitav näha kedagi, kes on täiesti tondikauge inimene. Ja eks me siis näeme, kas ta kolmandas osas teeb püksid täis või ei tee, nii nagu ta lubas alguses. Ja mis me sul veel teeme? Näitame kasse, näitame koeri, anname filmi, sarjasoovitusi, puhume niisama juttu teiega. Ja siis on editimata tondijahimaterjali aeg-ajalt, aga see vist oli meil 2 tiiri, kes seda? Jah, 2 kõrgemat tiiri ja 3 levelit on kokku ja nädal aega saate tasuta proovida. Nii et kui teil siin nüüd jõulude ajal tuleb aega, tahate vaadata, ma ei tea, näiteks teil hunniku boonusosasid alla laadida, laske, aga hea maitsta. Ja kui me siin juba oleme, keegi, ma ei tea, kas see on õige koht öelda, et võib-olla me teeme väikese pühade pausi, aga enne seda tulevad 2 kuulajakirjade lugu või saadet järjest. Ehk siis 3 saadet veel. Ehk siis 3 saadet sellel aastal veel. Nii et ärge üldse muretsege, on mida vaadata ja kuulata. Me just arutasime Neidiga, et me oleme sellel hooajal teinud tegelikult tohutult sisu tondijahi mõttes ka ja tondijaht kindlasti läheb kevadel edasi või mitte kevadel ta ei lähe edasi, aga me hakkame uuel aastal uuesti jahtima. Ja lähme toome tondid koju. Toome tondid koju ja kui mitte enne, siis järgmisel hingede ajal kindlasti. Aga kõige sellega käib kaasas ka see, et me nimeliselt teid täname ja nagu öeldud, siis nime saate te ise valida, mis me ette loeme. Ja suur aitäh VIP-külmaväristajatele, kelleks on Indrek, Pilleriin, Mumm ja Volkergeist, Keit V. Käi kanni. Okei, nii, siin on siis 2 pardikese emotsit ehk siis Taki, you got this. Statoil. Okei, tegelikult on siin Circle K, sulgudes loe tsirkle ka. Ja siis on veel paar emotsit ja lõpeb see suudluse emotsiga. Igaks juhuks ma ütlen, et see on räigelt alatu praegu, Daniel, sinust, et sa niimoodi tegid. See on räigelt alatu. See on alatu kättemaks. Lihtsalt nagu Statoil, sükst asja nagu Circle K, mis asi see on? Statoil, elu lõpuni Statoil. Aga olgu, nimi see ette loetud, nii nagu lubatud. Ja aitäh veel VIP-külmavaristele Anne-Mai, kes loodetavasti nõustub minuga selles suures vaidluses, mis on tabanud meie perekonda. Ja aitäh Kikkide sõpradele, kelleks on kummituse emoji, Hufflepuff ja seal lõpus on veel 1 sarvik emoji ja Pendli Heiks. Ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly, Y-iga, Ülo, Maarja, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, ka Y-iga, Kadja, Oliver, Krista, Viirastus, Väike, Krets, Merit, Valgesiil, Elin, Helina, ka kummituse emoji ja seal lõpus on veel, mis asi see on? Kõrvitsa emoji, jaa. Liina, Kersti, Erki, Anni, Anju, Marta, Friida, ilma Y-ta, Ilona, Anne, Tondist, luugere peaga emojiga, Kristin ja Miila ja Regli ka Y-iga. Y-ida, Y-ita ütlesin ette. Ja aitäh Annika, Kristi, No Name, Airi, Elisabeth, Helen, Karena, Helena, Hundiplika, Gretsu, Diana from the Moon, Kristel, Bell, Kratu, Käti, 3. Liina, Sirel, Madara. Tegelikult 4. Seal oli kirjas 3, ma ei saa muuta. Ei, selles mõttes, et tegelikult 4, aga 1 on varjunimi. Okei. Siis meil on kummituste embuses Kiku, Krissu, Heili, Piret, Eveliine, Hiie, veel Eveliine, Jaan, Lissandra ja Kuusepuu.
no näed, jumala huvitavaks on läinud. Kusjuures vahepeal hakkas juba nagu pähe kuluma, ja, sest olid tähestiku järjekorras vist, eks ju? ja see oli see valge siil viirastus väike päike, jah, see oli Ja, see ja. alati see nagu aamen kirikus. Aga tore, et te viitsite kaasa mängida seda. Ma kusjuures Taanile ütlesin, et on umbes 80% kuulajaid tõenäoliselt, kes peavad, kes üldse kuulavad seda osa, sest väga paljud kirjavad edasi, kellele see mäng tundub naljakas ja äge, ja siis on 20, kellele see hakkab tõenäoliselt ülinärvidele käima, nii et sorry. Aga lähme siit lugudega edasi ja ma viin teid. Üks asi veel. Meil on Instagramis loosimäng käimas veel kuni 8-ndani, nii et jõuab. Seal me loosime välja ühe selle Kikimooride mystery box'i, mida kuskilt mujalt enam ei saa. Need, kes tellisid, need saavad, aga muidu seda enam kuskilt mujalt ei saa, nii et on mille nimel võimelda seal mõned kommentaarid ja asjad. Ja www.kikimoorid.ee on meie merchipood, kus uuel aastal tuleb kindlasti ka ägedaid asju juurde. Ja Kikimoorid.gmail ootab teie kirju, nii et kui teil on jõuluaegseid kirju, siis praegu on viimane moment need ära saata. Ükskõik, kas siis mingid ennustused, aastavahetuse teemad, mis on täide läinud või kõhedad kujud kuuse all, mis iganes. Kui on midagi, mis on jõuludega seotud, on see veel eriti magus, aga ei pea olema. Saatke oma kirju, need on alati toredad. Norra mägitöölised kuuse all. Ja, kassidega ja ühe silmaga koeraga. Niisiis, aga mul on lugu, mis on Redditist ja see on üli creepy. Aga ma ütlen kohe disclaimerina ära, et seal kommentaariumis läks väga suureks vaidluseks, kas see on AI kirjutatud või mitte. Autor väitis, et mitte, et ainuke, milleks ta AI kasutas, oli oma selle grammatika parandamine. Aga kuna ma panin selle enne seda vaidlust endale juba kuhugi kõrvale ja see on ülikriipi lugu ja see on detsembris toimumas, siis ma annan praegu selle, üldiselt tahaks alati ainult tõsielu lugusid või folkloori, onju. Aga ma annan talle sellele loole võimaluse ja teile ka, sest see on. Tead, me oleme creepy unejutte ka teinud kunagi, nii et let's go. Kontekstiks. Mu vanema elab täiesti pärapõrgus. Ja veel kontekstiks. Seal ei olnud riiki, aga see kasutaja oli, ühesõnaga ingliskeelne lugu oli see. Ta maja asub eraldatud poolsaarel, mida ümbritseb järv. Lähim pood on 15-minutilise autosõidu kaugusel ja naabrid, nemad tulevad sinna vaid suvel. Detsembris on seal vaid tema ja vanaisa ja antud juhul mina ka. Vanema ja vanaisa olid minemas Ameerika nädalaks Tennessee'sse ja palusid mind majahoidjaks ja et ma loomade eest hoolt kannaksin. Oh my god, kass hakkas mängima. Ma jäin nõusse. Ma olin sel ajal 17 ja ausalt öeldes arvasin, et naudin rahu ja vaikust. Nad pakkisid asjad ja lahkusid umbes 10 ajal õhtul. Pärast seda, kui nad olid ära sõitnud, sättisin ennast mõnusalt sisse. Panin teleka mängima ja mõnnasin niisama. Umbes südaöö paiku tundsin, et olen unine ja otsustasin voodisse suunduda. Kuna kass hakkas mängima, siis ma pean praegu natuke silma peal hoidma, et koer ei reageeriks ootamatult. Sest et kui ta teeb, siis ma ehmatan ennast pooleks. Ja räägin siis kiirelt ka maja plaanist. See on ühekordne maja, ei ole keldrit, ei ole teist korrust. Sa astud esiuksest otse elutuppa. Köök jääb vasakule, elutoast paremal on koridor, mis viib 3 magamistoani ja 1 vannitoani. Minu magamistuba oli koridori lõpus ja voodist oli mul hea vaade elutuppa. Kustutasin tuled, läksin oma tuppa ja heitsin pikali. Jula, mu vanema must labrador, hüppas minu kõrvale. Ta on kõige armsam koer üldse. Obsessiivselt sõbralik. Ta armastab inimesi, ei urise kunagi ja liputab võõrastele alati saba. Ta on lihtsalt puhas armastus, aga koera kujul. Möödus mõni tund. Olin just tunne suikunud, kui ma kuulsin oma vanema häält. Liia, kas sa saad mulle appi tulla? Mu silmad hüppasid lahti. Tõusin aeglaselt istukile ja küsisin. Vanema? Ei mingit vastust. Millega sa abi vajad? Vaikus.
Siis paar sekundit hiljem kuulsin ma seda jälle, nüüd valjemalt. Liia, ma vajan abi. Ma arvasin, et näen und. Tõusin täiesti istukile ja jõllitasin ust. Mõned sekundid möödusid. Ja siis ma kuulsin madalat kurguhäälset urinat. Pöördusin ja vaatasin Tšula poole. Ta istus püsti, karvad turris, hambad paljastatud ja vaatas otse koridori. Ta urises madalalt, kurguhäälselt, silmad fikseeritud millelegi, mida ma ei näinud. Ma panin koridori tule põlema ja piilusin välja. Ei midagi, ei mingit liikumist. Ma kõndisin voodi kõrval oleva aknani, kus nägi sissesõiduteele. Vanem autot polnud seal. Panin kiirelt akna kinni, lukustasin magamiste ukse, süda tagumas. See oli vana maja. Iga samm krigises. Ma oleksin pidanud midagi kuulma, aga õhus polnud midagi peale vaikuse. Haarasin oma telefoni ja püüdsin vanemale helistada. See läks otsekõne posti. Helistasin emale, püüdes kõlada rahulikuna, aga mu hääl värises. Ma küsisin, kas ta teab, et kas vanema on mingil põhjusel tagasi sõitnud. Ta vastas, et ei. Ja siis hakkas koputamine. Aga mitte esiuksele. See oli otse magamiste uksele. Aeglaselt, tugevalt, meelega. Aga kõige õudsem oli see hääl. See kostis ikka veel elutoast. Liia, tule aita mind. See polnud loogiline. Ma kuulsin, et ta hüüab mind maja teisest otsast, samas kui koputati otse mu uksele. Ta aina hüüdis mind iga korraga aina ärritunumalt. Rahulikkus oli läinud, nüüd oli hääl nõudlik, agressiivne. Liia, lase mind sisse, ma vajan su abi. Liia, ava see uks, Liia, nüüd kohe. Hääl kõlas nagu vanaemaga moonutatud, nagu miski püüaks tema häält kopeerida ja on peaaegu pihta saanud, kuidas seda teha. Tšula surus, et minu vastu aina urisedes justkui oleks valmis ribadeks rebima seda, mis iganes sisse peaks pääsema. Minuga samas toas oli pumppüss, lukustatuna relvakappi. Ma teadsin koodi, kui mul oleks seda vaja olnud, aga ma ei julgenud voodist liikuda, ma ei suutnud, ma olin tardunud. Lõpuks koputamine lakkas, hääl hajus. Kuidagi pidin olema magama jäänud, sest järgmisel hetkel äratas mind juba päikesevalgus. Hetkeks veensin ma end, et kujutasin seda kõike ette. Aga kui ma vaatasin oma telefoni, nägin kõnelogisid. Ma olin tõesti helistanud emale ja vanemale. See osa oli tõeline. Ma püüdsin seda enda peast välja saada, ütlesin endale, et see oli uneparalüüs või õudukas. Järgmine õhtu. Või siis selle sama päeva õhtu. Ma olin umbes 11 paiku tünnisaunast välja tulnud. See asus otse garaaži kõrval. Uks oli pärani, kuna kedagi juba olnud miilide ulatuses ja ma ei viitsinud seda sulgeda. Ja siis ma kuulsin seda. Liikumisandur läks valjuhääle saatel tööle. Sekund hiljem kostus garaažist kõva pauk, nagu keegi oleks metallriiuli ümber ajanud või seina löönud. Vajutasin garaažipulti ja panin kiirelt ukse kinni süda tagumas. Ja mitte palju hiljem, umbes pool tundi pärast seda, kui olin majja tagasi läinud, kostus esiukselt koputus. Hiilisin ukse poole, seistes piisavalt kaugele, et mind ei oleks läbi klaasi näha. Ma ei liikunud, ma ei rääkinud. Siis ma kuulsin teda. Palun, lase mind sisse, mul on külm, ma olen näljane. Hääl oli rabe, vana naise oma, pehme, aga samas emotsioonitu. Ma esiti ei vastanud, lihtsalt seisin tartununa seal süda tagumas. Mõne hetke pärast ütlesin, kuidas sa sinna said? Vaikus. Siis hakkas koputamine. Kiiremini. Ta rääkis jälle jõulisemalt. Ma ütlesin, lase mind sisse, ma vajan abi. Eemaldusin ukses, püüdes olla rahulik. Sa ei tohi lihtsalt suvalt inimeste kodudesse ilmuda, sa pead lahkuma. Siis koputamine muutus. See polnud koputamine, see oli tagumine. Kiire, raske, agressiivne. Jooksin tuppa, lõin sisse relvaseifi koodi, haarasin püssi. Ta viskus vastu esiust nii tugevalt, et see rappus hingedel. Lase mind kohe sisse! Koputamine lõppes, aga mul oli tunne, et ta on ikka veel seal. Ma pingutasin, et kuulda midagigi, samme, sosistamist, hingamist. Maja oli surmvaikne, isegi tuul ei puhunud väljas. Aga siis tuli taas tema hääl. Sel korral mitte ukse juurest, vaid seina tagant, nagu ta seisaks akna taga. Liia, palun lase mind sisse. Ma ei liigutanud, ta püüdis uuesti. Valjemini teravamalt. Sa oled ebaviisakas, tee uks lahti. Ma istusin elutoas tugitoolis, püss süles suunatud ukse poole. Tšula istus pinges mu jalgade juures. Pigistasin püssi, silmad uksele kleebitud. Ma kuulsin, kuidas ta kõndis ümber maja. Ta liikus ühelt küljelt teisele, koputas köögiuksele, garaažiuksele, sisele, esiuksele. Ta hääl järgnes iga kord samad sõnad, nagu katkine plaat. Ma vajan abi, Liia, sa oled ainsana siin. Ta tiirutas ümber maja, tagus ustele, koputas akendele, pomises asju, millest ma ei suutnud aru saada.
aga siis ma sain millestki aru, ta kutsus mind nimepidi. Kuidas ta mu nime teadis? Ta ei saanud mu nime teada. Kui ta oleks pidanud siin olema, siis oleks ta kasutanud koodi, et sisse pääseda. Vanaema teaks koodi, mitte keegi ei oleks tohtinud siin olla, aga ometi siin ta oli. Ma istusin elutoas püss käes, vaatasin ust, kuniks taevas läks valgeks ja linnud hakkasid laulma. Ma ei kuulnud, millal ta lahkus, ei mingeid samme, ei auto häält, ei mingit häält. Kui ma pärast päikesetõusu välja astusin, et koera pissitada, kattis maad lumevaip. Seal polnud jälgegi, lihtsalt puhas valge vaikus. Hiljem samal hommikul helistasin emale ja anusin, et ta tuleks ja minuga oleks. Ma isegi ei püüdnud seletada, ütlesin vaid, et ma ei suuda ühtki ööd seal enam üksinda olla. Ema jõudis õhtul kohale ja ma peaaegu et nutsin kergendusest. Esimest õhtut 2 päeva jooksul tundsin, et saan hingata ja sel õhtul sain ma lõpuks magada. Ma ei ööbi iial seal enam üksinda. Ma arvan, et te saate aru, miks te arvate, et see on ai, sest et siin on mingid kohad, mis on nagu veits ebaloogilised. Aga kui see on päriselt juhtunud, siis ma ei saaks inimesele ette heita, et mõned kohad on natukene ebaloogilised. Ma ei tea, igal juhul detsembris kuskil eraldatud majas ja keegi hakkab su uksele koputama ja see on su vanaema teisiku häälega veel ka nagu mingi ei soovi, ei aitäh, see on ei. ikka. Õnneks mul on veel Mimiku lugusid, aga see tuleb boonuses. Okei, ma teen siis saate põhiosa lõpetuseks täna ühe eriti rõveda mõrvaroo. Nii et ma ei tea, enne trigger warning'u ei karjunud, siis nüüd ma annan teile 70 tükki. Ma eemaldun igaks juhuks kohe ekraanist või sellest kaamerast. Ja räägime siis Omaima Ari Nelsonist, kes sündis siis 1968. aastal Egiptuses ja kolis hiljem Ameerika Ühendriikidesse. Tema töötas lapsehoidjana ja modellina ja 91. aasta sügisel kohtus ta 56-aastase Williamiga. Ja William oli selline väga mehine ja seiklushimuline endine piloot, kes oli igasuguste sahkerdamistega oma elu jooksul vahele jäänud. Olid petuskeemid ja mingi šalala, onju. Ja nemad siis kohtusid ja nende suhe arenes väga kiiresti. See tähendab siis seda, et paari nädalaga nad olid juba abielus ja kolisid kokku. Mis on nagu ok. Super. Aga Omaima sõnul muutus Bill siis abielu jooksul agressiivseks, kontrollivaks ja seksuaalselt vägivaldseks. Ja selle Williami perekond ja tuttavad ütlesid, et see mehel ei olnud kindlasti kohe mitte kalduvust naisi väärkohelda. Ja, muidugi. Aga ametlikult ei olnud nagu kummalgi poolel mingisuguseid jäädvustusi või dokumente või ühesõnaga mitte mingid, lihtsalt olidki sõnad, onju. Nagu paraku väga sageli on üks ühe vastu. Ja Omaima siis rääkis, kuidas Bill ründas teda tänupühade nädalavahetusel seksuaalselt ja sidus naise kinni. Ta rääkis, kuidas ta suutis end vabastada ja võitles oma elu eest. Ja see kõik siis lõppes kogemata Billi tapmisega. Ja selgus siis uurimise käigus, et Bill sai surma korduvate noahaavade ja löökide tõttu. Ja lisaks noale siis kuulusid relvade hulka ka haamer näiteks ja muud siuksed majapidamisvahendid, mida võib relvana kasutada. Nüüd lähme selle eriti rõveda osa juurde, sest et kui politsei siis sinna 23-aastase Omaima korterisse läks, leidsid nad ees siis vaatepildi, mida nad siis nimetasid quote kõige õõvastavamaks asjaks, mida nad on oma karjääri jooksul näinud. Ja korteris oli siis selline olukord, et Billi pea oli külmkapis.
Billy käed olid pannil õlis praetud ja kõik tema teised kehaosad olid siis ära segatud selle tänupüha kalkuni jääkidega. Vabandage, ma olen alati see, kes usub ohvrit, aga see on natukene, ütleks natuke nagu Sama. natuke nagu raske on siin leida seda, aga ma ei ole ka psühholoog muidugi. Samas nagu, kui seal oleks olnud sihuke case, siis enesekaitse ma ei tahaks uskuda, et enesekaitse lõpeb. Kui sind on muidugi aastaid jõhkralt peedistatud, vägistatud, terroriseeritud, siis ma kujutan ette, et mingi psühhoosiseisund võib viia sinna, kus sa lähedki, aga sellel ma ei juhul ju tea. selles mõttes, et nad olid ju nii vähe tuttavad alles, nad ju olid plaks-plaks kohe kokku ja sellel samal sügisel, kui nad kohtusid, oli see pull. Nojah. See periood tegelikult ei olnud nagu pikk. Aga boonusena siis veel leiti prügikottidesse pandud kehajäänuseid, mis ootasid siis äraviskamist. Ja politsei ei kinnitanud kunagi seda, kas Omaima siis actually ka sõi oma abikaasa ja jäänuseid. Selle kohta on parem sõna, ma tean. Aga mitmed detailid ja hilisemad ajakirjanduslikud lood siis vihjasid sellele agaralt. Eks see oli hea teema, ma kujutan ette. Aga lahkamisel ja uurimisel jah, ei leitud kannibalismi kohta tõendeid. Ja oma ema jäi siis vahele niimoodi, et ta püüdis kasutada Billy krediitkaarte, et sularaha välja võtta automaatidest. Lisaks üritas ta siis võtta suurt summat raha välja tšekiga, mis oli siis tema abikaasa nimele kirjutatud, kes oli tolleks hetkeks ilmselgelt juba praetud. Ja see siis kõik tekitas pangaametnikes kahtlust ja nad siis teavitasid politseid, et kuulge, et midagi siin on nagu Ja asi, mis Eesti riigis ei saaks küll juhtuda. Ja 93. aastal algas siis kohtuprotsess ja seal Omaima, nagu ma enne ka mainisin, tõi välja selle, et tema tegi seda kõike enesekaitseks ja kirjeldas siis Billy kui sadistlikku vägivaldset abikaasat, kes teda korduvalt ründas ja kelle eest ta pidi end siis viimases hädas kaitsma. Aga prokuratuur maalis nagu hoopis teise pildi sellest asjast ja nemad siis ütlesid, et oma ema tegutses eesmärgiga saada siis Bill Nelsoni raha ja vara endale. Ja et see tapmine ei olnud päris kindlasti mingi spontaanne enesekaitse, vaid mingi eskaleerunud konflikt, millele järgnes siis nagu katse tõendeid hävitada. Kui me nüüd võtame selle prügikoti, mis ootas seal nende asjadega, noh, see on ka selge, on ju. Ja siis keha tükeldamine ja raha timmine ja külmutamine viitasid ka siis nagu külmaverelisusele, mitte nagu Samas pragmaatilisusele ka, sest et väga kähku läheb haisema sul. Pluss sa pead ta tükeldama. Me teame ju, et on väga keeruline täiskasvanud mehe laibast vabaneda naisterahvana. Me teame. Me ju teame. Me ju teame. Aitäh, et sa selle nüüd välja rääkisid. Oi jah, vot tšekkidega vahele ei jää, aga jääme podcasti tehes vahele. Võin vähemalt Patreonide osani oodata selle kommentaariga. Kurat. Nii, aga kohtunik ja vandekohus ei leidnud siis piisavalt tõendeid, et tegu oleks olnud ettekavatsetud mõrvaga, aga pidasid seda siiski väga niisuguseks tõsiseks juhtumiks, kuritööks. Ja Omaima siis mõisteti süüdi teise astme tapmises ja talle määrati siis esimese laksuga 27 aastat kuni eluaegne. Kuni ta siis 2011. aastal tingimisi vabastati. Ja tema tingimisi vabastamise tingimused olid väga huvitavad. Esiteks ja kõige tähtsam tingimus oli see, et tema ei tohi mitte hakata suhtlema mõne mehega, kellel on vägivaldne või kriminaalne taust. Mõistlik. See võiks olla iga naise tingimus elamiseks üldse nagu.
üleüldse, see võiks jah, siuke nagu basic aga reegel. see võiks nagu selles mõttes teistpidi olla nagu, et mehe eksisteerimise tingimuseks peaks olema see, et tal ei ole vägivaldset tausta. Jah. Ja ta ei ole kriminaal. See peaks naise kohus olema. Aga okei, selle ema puhul me saame aru, jah. Saame aru. Ja igal juhul ta sai vabaks ja kadus ära nagu põhimõtteliselt. Üritati intervjuusi saada ta käest ja noh, sihuke lugu on ju. Kes ei üritaks, ma oleks ka üritanud. Ja ei, ta ei, täiesti ära kadus. Täiesti nagu. Ma ei tea, hüppas kuuma õli, siis frittis ära ennast võib-olla midagi. Kodumaale tagasi. Egiptusesse või? Ma ei tea. Nüüd mul hakkas siuke storyline jooksma siit, et lõpetame selle saate põhiosa kiiresti ära, muidu ma lähen kohtusse ka veel. Olgu, lõpetame saate põhiosa ära ja ärge unustage kikimorid@gmail.com jõululugusid saata, kui on jõululugusid saata või siis saata muid lugusid. Sest et aasta lõpus kostitame teid 2 erisaatega. Ja lähme meie boonusosasse teatud rahvaga patreon.com /kikimoorid, seal siis saate boonusosad lõpuni kuulata, nii minu kui Heidi lood. Ja subscribe ja siis jälgige Takit Instagramis. Ja mind ka, eks ole. Heidi Ruul. Ja oleme sõbrad, noh. Oleme sõbrad, jah. Mis me siin ikka mängime, teeme nägu, et me ei tunne üksteist. No kuulge. Häbeneda midagi ei ole. Ei ole. Aga olgu, seniks siis, kui me kohtume järgmisel nädalal uuesti, püsige kõhedad.